Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Ma tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel ja see tervitus, mida ma enne just ütlesin, te olete kindlasti kuulnud, et ülestõusmispühade hommikul sotsiaalmeedia ja Facebook on täis selliseid loosungeid, mida kristlased üksteisele ütlevad. Ja täna ma tahan nagu katte ära võtta sellelt, et mida see tähendab. Miks me ütleme üksteisele nii, miks me rõõmustame ülevoolavalt selle üle. Et see tegelikult ei ole lihtsalt üks suur haip, vaid selle taga on üks väga oluline Jumala plaan. Ja täna ma tahan natukene rääkida sellest, mis on see Jumala täiuslik plaan. Minult on aeg-ajalt küsitud sellist küsimust, et õigupoolest, mis see tähendab, et miks Jeesus pidi surema? Miks ta pidi ära surema? Ja muidugi ta ju tõusis üles, aga miks ta üldse pidi ära surema? Siis mina küsingi vastu, kas sa tead, mis on Jumala täiuslik plaan? Ja kui sa ei tea seda vastust, siis ma räägin sellest täna natukene. Jumala täiuslik plaan oligi see, et saata oma ainusündinud poeg siia maailma. Ja ta jättis maha kogu taeva au ja hiilguse, et olla siin maa peal inimeste keskel kui inimene ja kui Jumal. Jeesus oli 100% inimene ja 100% Jumal. Ja mille pärast Jeesus pidi surema? Me teame, et esimene inimkond hukkus veeuputuse läbi, sest inimesed läksid kaugele Jumalast. Nad tahtsid ise olla Jumalad, ise otsustada, ise elada. Ja nad ei mõelnudki hetkekski selle peale, et Jumal on neid loonud. Ja Jumal on andnud meile üldse võime, et me saame hingata, et meil on hapnikku. Et kui hapnik ära võetakse, siis me teame, et siis ei ole vahet, oled sa kõrgharidusega või oled sa keskharidusega, mis iganes või ei ole sul üldse, sellel ei ole vahet. Jumala ees oleme me kõik, just kui põrm. Aga Jumal ei jätnud meid põrmuks. Tal oli täiuslik plaan, kuidas lepitada iseennast meiega, inimestega. Ja Jumal saatiski Jeesuse siia maa peale, et ta suri meie pattude pärast. Ja 3. päeval tõusis ta ülesse ja sellepärast ütleb üks laul, seepärast elab ta ja seepärast võin ka mina elada. Ainult läbi selle, et Jeesus suri ristil meie pärast, me võime elada ja igale ühele meist, ka nende küsimuste esitajatele, on antud võimalus võtta vastu see Jumala täiuslik plaan. Igale ühele meist. Ja ma võin sulle täna kindlalt öelda, et Jeesus on ainus tee, tõde ja elu Jumala juurde. Jeesus on ainus tee. Ei ole teist teed. Sa võib-olla hetkel tunned, et ma täiesti saan hakkama ilma Jumalata. Mul on nii tore perekond ja nii toredad sõbrad. Aga hetk, kui võetakse need su kõrvalt ära või sinu enda tervis on ära võetud, kelle peale paned siis sina oma lootuse? Me oleme kuulnud, et ka arstid tihtipeale on nüüd nakatunud. Ja Jumal ei pane pahaks arste, ta ongi andnud tarkuse arstidele, kuidas ravida patsiente. Kuid kelle peale sa paned oma lootuse, kui ka arstid on nakatunud? Ma tahan lihtsalt täna julgustada sind võtma vastu Jumala täiuslikku plaani, et vaadata ainult Jeesuse peale. Ja milles seisneb Jumala täiuslik plaan? Et sa võtad vastu Jeesuse oma südamesse, kui oma päästja, kui oma tervendaja, kui oma trööstija
et Jeesus on sulle kõik õigeks, mitte teised inimesed, mitte sina ise, vaid Jeesus Kristus. Sest tema maksis hinna risti peal, et sina ja mina võiksime elada ja hingata ja olla. Ja see on see lootus, mis paneb meie silmad särama ka sellele ülestõusmispühade hommikul, et Jeesus elab ja ta on tõesti üles tõusnud ja ta on Isa paremal käel taevas ja tema palvetab sinu ja minu pärast. Ja kui sa täna tunned, et kogu aeg on üks tühi koht sinu sees, ka kui hakkab juba paremini minema, ikka on midagi puudu. Täiesti mõistetamatu tühjus, tunne, et ei oska seda seletada. Ja ükskõik, millega ma seda täidan, mitte miski ei täida seda. See on sellepärast, et sa oled loodud Jumala näo järgi ja sa oled loodud selleks, et sa suhtled oma loojaga. Ja kuidas saame me tagasi suhtesse Jumalaga? Ja seda Jumal ütlebki, tema plaanis. Ainult läbi Jeesuse Kristuse saad sa tagasi osadusse Jumalaga. Saad sa tagasi suhte Jumalaga. See tühjus täitub. See tühi koht kaob. Ja sinna asemele tuleb rahu, tuleb rõõm. Ja Piibel ütleb, et see ei tule nagu iseenesest, vaid see tuleb ainult läbi Jeesuse. Läbi aegade inimesed on tahtnud tunda neid ülevaid ja toredaid tundeid ja olla ise keegi. Ja siis mingi hetk see läheb nii ruttu saab nagu otsa ja mõtled, et kõik see oli nii tühine. Aga koos Jumalaga käies on midagi, mis on jääv. Ja see ongi sellepärast, et Jumal on meie looja ja ta teab ja ta tunneb sind. Ja läbi Jeesuse Kristuse on meil võimalus saada osa sellest plaanist juba siin maa peal ja mis ulatub ka piiride taha igavikuni. Me praegu selles raskes olukorras teeme erinevaid otsuseid ja alati ei ole lihtne. Ja ma täiesti usun, et need tööküsimused ja finantsraskused, kuid ometi selle keskel me saame loota Jumala peale. Jumal on äärmiselt praktiline oma nõuannetes. Ja ma julgen sulle täna öelda, et kui sa usaldad Jumalat, kui sa vaatad tema peale, ta ei jäta sind häbisse, ta ei jäta sind hätta. Ma võin seda öelda ja paljud minu õed ja vennad võivad seda kinnitada oma elu kogemuse näol. Lihtsalt ava oma süda Jeesusele. Võta vastu see plaan, mida Jumal pakub. Ja et sa võiksid öelda, et minu Jeesus elab. Ja sellepärast ma tahan sind juhatada palvesse. Ja võta seda väga tõsiselt. Sest ainult läbi Jeesuse on meil võimalus saada ühendusse Jumalaga. Saada suhtesse Jumalaga. Ainult läbi Jeesuse on võimalus saada taevasse. Tihti inimesed ütlevad, aga veel on teid, veel on võimalusi. Miks ma just Jeesust pean appi hüüdma? Sest see on ainus, millel on igavese elu garantii. Ja see on Jumala plaan, sinu ja minu jaoks. Ja kui sa koged, et Jumal kutsub sind täna, siis palveta koos minuga. Kallis Jumal, anna mulle andeks, et ma olen tahtnud olla ise enda Jumalaks. Anna mulle andeks, et ma olen vaadanud iseenda ja teiste inimeste peale. Anna mulle andeks, et ma olen elanud oma elu ilma sinuta. Anna mulle andeks mu patud. Ma usun, et Jeesus suri ristil minu pattude pärast. Ma usun, et ta tõusis ülesse 3. päeval
ja elab. Ja elab, et minul võiks olla ka igavene elu taevas. Aitäh sulle, Jeesus. Ja kui sa palvetasid seda palvet kaasa, siis ära jää sinna üksinda, vaid võta ühendust teiste kristlastega ja mine edasi. Kasva koos Jumalaga. Ja praegusel ajal ei ole midagi paremat kui rõõmustuda sellest, et olgu need ajad, nagu nad on, siis Jumal on seesama, eile, täna ja igavesti. Ja Jumal, kes on meid lepitanud oma poja läbi, on öelnud, vaadake ülesse Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale. Olge väga õnnistatud ja teadke, et Jeesus elab ja minu Jeesus elab. Aamen.